Ülikooli väga lai eesmärk on muuta maailma ja ühiskonda paremaks kohaks, lahendada probleeme. No kui valida üks probleem, mida Tartu Ülikooli teadlased peaksid maailmas ära lahendama, siis mis see võiks olla? No minu valdkond on kultuuripärandiga seotud ja ma arvan, et see, et kui me suudaksime päriselt õppida minevikust, et vältida juba tehtud vigu tulevikus, siis see oleks suur asi. We have to solve the most painful points of the society. We have to ensure defense. We have to make sure that we are competitive on the world ranking and market and that sort of stuff. So I think that competitiveness and education, there are two things. You ask for one, I take one. Pick one yourself. Et kuidas me tagame selle, et eesti keelt räägitakse ka 100 aasta pärast samasugustes laialdastes kontekstides nagu praegu, et meil on eesti keel teaduskeelena, eesti keel vaba ajakeelena, et me seda ei kaotaks. Kuivõrd üldse on oluline, et ülikoolis ja teadlaste tehtav jõuaks tagasi ühiskonda? Ma arvan, et see väga oluline, miks me seda muidu teeme. Käisin eelmine nädal ühel Londonis konverentsil, kus kasutati sõna pracademic ehk siis praktiline akadeemik. Et ma arvan, et seda mõtteviisi peabki üha rohkem ka, et me praktikasse paneme oma akadeemilisi teadmisi. No see on ju väga oluline, sest et ülikool saab otseselt maksumaksjatelt raha, nii et sellest ideaalis peakski olema kasu ju siis Eesti ühiskonnale ja Eesti maksumaksjatele. Kuivõrd ühiskond, olgu see poliitikud või mingid muud otsustajad, peaksid kuulama rohkem teadlasi ja siit ülikoolist tulevat tarkust? Ma arvan, et see, mida meie siit edasi anname, on mingil määral kindlasti ühiskonna selline vastustus võib-olla vastu võtta, aga teine sama suur osa on meil endal, et me ise annaks märku meie, kes oleme otsustanud, võib-olla mõned ütleksid oma elevandiluu tornis siin teadusega tegeleda, et meie annaks ühiskonnale teada, mida meie vajame ja mis meie arvamus on sellest, mis meie ümber toimub. Jällegi COVID pandeemia ajast see, kui palju räägiti sellist eriala žargooni, kui palju niimoodi ülevalt alla kõneldi, et selles suhtlusviisis on vaja mingisugust muutust. Et inimesed saaksid ka aru, mida tehakse. Oleks vaja teadusfoorumit, kus me tegelikult, meil on digitaalne riik, aga me ei ole loonud sellist läbipaistvat viisi, kuidas meie teadmisi integreerida riigijuhtimisse, siis tegelikult ikkagi tahetakse teha otsuseid kuskil kinnisuuste taga ja räägime asjad selgeks, siis me otsustame. Et tegelikult võiks olla meil selline läbipaistev platvorm, kus nagu kõiki teadlasi hästi kergelt kaasatakse ja nad saavad kaasa rääkida.